Head kolleegid, Arstide Liidu, arstieliidi liikmed, nagu meid hiljutises kirjavahetuses tituleeriti, üliõpilased, külalised. On jälle kevad ja on suur rõõm teid tervitada Eesti arstide päevadel. Eesti arstide päevad on arstkonna ühine mõtlemisruum ja kohtumispaik. Koht, kus me saame pidada erialade, põlvkondade, rollide ülest dialoogi. Küsida ja õppida, kuidas jätkuvalt hoida heal tasemel arstiabi ka keerulises ja muutuvas maailmas. Kui mõtlen tagasi enda kogemustele arstipäevadest, siis on alati olnud meeletult põnev. Iga ettekanne on õpetlik ja mis mulle kõige enam hinge on läinud, et siin on alati tunda sellist head õlgõlatunnet, ühtekuuluvustunnet arsti vahel. Meie tänavane programm peegeldab väga selgelt uusi väljakutseid. Elame maailmas, kus kriisidest on saamas uus normaalsus. Avasessioon sõjameditsiinist tuletab meelde, et arstitöö on seal, kus seda kõige enam vajatakse. Vajame oskusi, valmisolekut, julgust, võtta vastutust ja olla avatud koostööle. Kliimamuutused ja muutuv maailm toovad uusi ja uusi vanu väljakutseid infektsioonhaiguste vallas. Näeme väga selgelt, et meditsiin ei arene mitte ainult teaduse sees, vaid maailm muudab seda. Nooremarstide ühenduse ja arstiteaduse üliõpilaste toel arutleme tõest ja tõenduspõhisusest meditsiinis. Me teame, et trükikunsti reformatsiooni ajal, kus igaüks saab valjult ja piiramatult oma tõde levitada, tajume kõik pinget teaduspõhise tervishoiu ja teiselt poolt üha valjemaks muutuva müra vahel. Ei piisa ainult sellest, et arst teab, peame ka selgitama, tõlgendama ja vahel vaidlema. Küsimus on, kuidas hoida jätkuvalt usaldust arsti ja patsiendi tema lähedaste vahel. Arst ei ole ainult otsustaja, spetsialist ja vastutaja, vaid tegelikult täitsa tavaline inimene. Et küllap oleme seni liiga vähe rääkinud teisese kannatanu teemast. Kuidas ravivead ja nende mõju, kuidas nad mõjuvad arstile. Vigadest rääkimise kõrval peame olema valmis toetama neid, kes teisi aitavad, et nad oleksid hoitud. Tervishoid liigub patsiendikeskuse suunas. Käsitleme lapspatsiendi autonoomiat ja eetilisi valikuid, patsiendi ohutust. Me ei ravi ainult haigust, vaid ravime inimest koos tema väärtuste, hirmude ja ootustega. Meid kõiki puudutavad laboritulemuste tõlgendamine ja testide valik. Kokkuvõttes tahaks öelda, et Eesti arstide päevad sel aastal räägivad vastutusest, tõest, muutuvast maailmast, meist endist, kes me peame selles orienteeruma ja otsustama. Aga enne, kui ma arstide päevad avatuks kuulutan, tahaksin tulla välja väga praktilise teadaandega. Arstiliit on põhikirja järgi loodud arstide ühendamiseks, rahva tervise kaitseks, tervishoiupoliitika kujundamiseks ja meditsiinikultuuri edendamiseks. Meie liidu üks sümboleid, meie enam kui 100-vanune maja ja selle terviklik uuendamine Tartus on projektist ja ettevalmistustöödest jõudnud praktilisse ehitusfaasi. Ja selle uuendamise tulemusena tahame tuua peatselt koju tagasi Tervisemuuseumi ja luua sellele Tartu filiaali. Koos muuseumiga tahame panustada sellesse, et inimesed mõistaksid paremini tervist, teaksid sellest rohkem juba enne, kui nad jõuavad arstikabinetti. Selle maja valmimine eeldab meie kõigi ja kõigi meie sõprade tuge. See on võimalus investeerida millessegi, mis ei tooda protsente, aga muudab inimesi tervemaks ja targemateks. Ja muuseas, see on täiesti tõenduspõhine.
Meil on avatud toetuskeskkond kodulehel. Te leiate selle nii telefonis kui arvutis ja kõige lihtsam seda toetuskeskkonda leida on alates sellest skaneerides seda QR-koodi teatmikul. Olete kõik väga teretulnud panustama ja lubame omalt poolt, et me peame meie toetajaid meeles. Toetusi on võimalik teha nii nimeliselt kui anonüümselt. Soovin teile kõikidele häid, huvitavaid, meeldejäävaid Eesti arstide päevi. Ja nüüd ma annaksin hea meelega sõna meie sotsiaalminister Karmen Jollerile, kes on omalt poolt saatnud avaläkituse. Head Eesti arstide päevadel osalejad, head arstid ja kolleegid. Mul on väga hea meel tervitada teid Eesti arstide päevadel. See on pika ja väärika traditsiooniga sündmus, millel on Eesti meditsiinis kindel koht. See, et arstid tulevad siia kokku üle Eesti eri paigust, eri põlvkondadest ja eri erialadelt, näitab meie arstkonna tugevust. See näitab soovi õppida, arutada, vahel ka vaielda, üksteist kuulata ja koos edasi minna. Tahan teid täna siiralt tänada. Aitäh teie teadmiste, pühendumuse ja vastutuse eest. Arstitöö ei ole lihtsalt amet. See on usaldus. See on oskus teha keerulistes olukordades raskeid otsuseid, jääda rahulikuks, märgata inimest haiguse taga ja kanda vastutust ka siis, kui lahendused ei ole lihtsad. Olles ise arst ja sotsiaalminister, on meie tervishoiusüsteemile mul parem sisevaade kui eelnevatel ministritel. Tean oma kogemusest, et kitsaskohti, mida lahendada, on palju. Paraku kogu maailma parandada ja korraga tegeleda ei ole võimalik. Minu jaoks on praegu olulised 3 suurt teemat. Tervishoiu rahastus, kvaliteet ja tervishoiuvõrgus tulevik. Minu eesmärk on sellele valitsusele jäänud aasta jooksul panna nendes teemades olulised protsessid käima. Luban, et ükski otsus ei sünni kabineti vaikuses. Arstide arvamus ja koostöö teiega on mulle isiklikult väga oluline. Kõik muudatused, mida me teeme, arutame läbi arstide ja arstide esindusorganisatsioonidega. Väga sageli tuleb muutuste vajadus ka arstide endile ettepanekutest. Loomulikult ei ole peaaegu kunagi võimalik leida lahendusi, mis sobivad absoluutselt kõigile. Aga ma usun, et ausa arutelu, vastastikuse lugupidamise ja ühise eesmärgiga on võimalik leida Eesti inimeste jaoks parimad variandid. Soovin teile sisukaid arutelusid, häid kohtumisi ja innustavaid mõtteid. Ja veel kord, suur aitäh kõige selle eest, mida te Eesti inimeste tervise heaks teete. Traditsiooniliselt enne avasessiooni oleme me alati andnud teada meie täienduskoolituse fondi stipendiaatidest ja paluksin nüüd siia selle kohast slaidi. Meie stipendiaatideks on Natalja Antonova, Johanna Haade, Gerda Ainsoo, Kadri Kaldas, Maarja Karu, Ott Lauer, Ilona Lind, Merle Paluste, Reelika Part, Heisel Vaher, Anett Vanaveski, Triin Ventman, Miina Hein, Gustav Klimušev, Mirjam Šasmin, Elisa Univer, Anu-Liis Laar, Tuuli Luud, Aune Siller, Kadri Käver Lomp, Aleksandra Tihamirova, Silver Joosep Paluste. Palju õnne! Ja julgustan meie liikmeid jätkuvalt aktiivselt toetama, et Arstiliidu vaates on tõesti väga oluline, et me suudame oma liikmete väljaõppe pädevuse eest jätkuvalt, et me suudame seda jätkuvalt toetada.